Tere tulemast jälle Kamille kunstitundi ja teeme edasi oma raamatut. Nüüd me oleme jõudnud nii kaugele, et me tahame oma pildid, mis ilusti said valmis, kokku köita. Ehk siis me teeme nendest pildidest nüüd raamatu. Ma näitan sulle veel kord maketti, mille ma olen enda raamatu jaoks teinud. Põhimõtteliselt on need samasugused pildikesed ja nad on lihtsalt mul pandud kleepsuga kokku. Ja ma näitan sulle, kuidas seda teha saab. See ei ole midagi keerulist, see on väga lihtne. Ma võtan lihtsalt läbipaistva teibi, võtan selle lehekülje, mis oli number 1, panen ta selgapidi siis kokku number 1 ja number 2 ja siis tõmban talle siit teibi üle, nii et leheküljed jäid siit kokku. Nii, nüüd panen number 2-le otsa 3. Võtan jälle tükki teipi. Panen jälle siit kokku. Ja lisan siis 3. lehele veel 4. Ma teen praegust hästi suhtkoht lohakalt ja kiiresti, sa võid seda natukene täpsemalt teha. Liimida on natukene raskem, sellepärast kui sul ei ole väga paks paber, siis hakkab paber niiviisi rullima ja kobrutama, kui sa paned sinna liimi peale. Sellepärast mina teen seda asja kõike alati läbipaistva teibiga. Nüüd on meil jäänud, siis tuli siukene pikk voldik 1, 2, 3, 4. Kui need nüüd on niimoodi mul koos lehtedena, siis ma panen siit tagant siis raamatu selja juurest ka veel teibiga kokku. Nii, põhimõtteliselt me saimegi raamatu 1, 2, 3, 4, niimoodi. Nüüd on siis küsimus, mis saab selle esimese osaga. Siin on tavaliselt raamatu kaas. Ma näitan teile, kuidas ühte oma raamatut on raamatu kaas. Seda nimetatakse siin esileheks. Ja siis tuleb alles raamat ja siis on tagaleht ja siis on tagumine kaas. Selleks on meil vaja siis juurde veel 2 sama suurt lehte, kui sul olid need juba täis joonistatud lehed. Samamoodi murrad nad kokku ja nüüd paned lihtsalt ühe siia ette. Nii. Siia ette, see jääb siis esileheks ja siis ühe siia taha. See jääb raamatu tagaleheks. Nii, ja nüüd panen jälle raamatu selja pealt, ma panen uuesti veel teibiga kokku. Nii, nüüd ongi meil siis raamat niimoodi, et põhimõtteliselt see võib jääda sul kaaneks. Siin on esileht, siia kirjutatud tiitelleht, siia kirjutad siis näiteks oma nime, raamatu pealkirja ja muu, mis sa tahad veel. Siit hakkab meie raamat ja taha jääb veel üks tühi leht ja ongi põhimõtteliselt olemas. Nüüd sa võid siia joonistada raamatu kaanepildi, kui sa tahad aga teha päris ilusaks selle asja, siis saab seda asja teha niimoodi, et meil on vaja põhimõtteliselt samasuguseid kaasi. Ja kui sa nüüd kaant vaatad, siis kaan on alati, raamatu kaas on alati suurem kui raamatu sisu. Ja tavaliselt on see ka kõvem materjal. Nii et kui sul on kodus veel paberit, natukene kõvemad paberit, siis sa saad teha ka raamatule kaaned. Mina võtsin siit endalt ühe. Mul ei olnud muud paksu paberit, kui ma siis taas kasutan ühte oma vana kalendrit. Ja põhimõtteliselt, mis sul on vaja teha? Sul on vaja nüüd saada sama sellele sisule natukene suurem kaas. Ühesõnaga, mina lihtsalt teen silma järgi, vaatan, et igalt poolt jääks natukene ääred üle.
ühest äärest peab natukene rohkem jääma üle, sellepärast et meil on raamatu selg on ka mõned millimeetrid juba paks. See nüüd oleneb sellest, kui paksu paberi peale sa tegid ja kui paks su raamat on, mitu lehekülge seal sees on. Aga sa pead arvestama sellega, et sellest kaanepaberist, sellest peaks jääma niimoodi, et sa saad ka raamatu selja voltida. Põhimõtteliselt. Mina teen praegu silma järgi niimoodi, või no ütleme, et ma võin mõõta ka siit. Et umbes ma jätan 0,5 igalt poolt. Nii selja jaoks teen ka väikese mõõdu siia ja panen oma selle raamatu nüüd siit edasi. Põhimõtteliselt sama. Ma jätan igaks juhuks siia natukene varu. Lõikan selle osa ära. Nii. Ja nüüd ma ei murra teda mitte täpselt pooleks, vaid ma jätan natukene seda alumise paberi pikemaks kui selle osa, mis ma ära murran. Selle ma jätan selle selja jaoks nagu. Nii. Ja nüüd ma murran teda veel ühe korra ja vaatan lihtsalt, et siia selle selja ühe joone juurde, et mul jääks siia nüüd mingisugune 4 millimeetrit ja püüan lihtsalt siia nüüd selle nagu kaane selja paksuse murda. Nii, nüüd käin natukene kääridega siit üle. Vaatan, et ta jääks enam-vähem. Sa võid ka väga täpselt teha joonlavaga. Mul ei ole kunagi püsivust selle tegemiseks. Nii, ja põhimõtteliselt nüüd sa saad oma raamatu siia sisse panna. Sul on ka siin natukene seda raamatu selja paksust ja raamatu kaaned jäävad siis raamatu sisust natuke üle. Nüüd sa saadki selle sisemise lehe, sa võid selle klepsuga selle esilehe ja tagalehe siia nüüd külge panna. Nii. Nüüd oleks hea panna siit tagant ka üks veel. Ühesõnaga, see on niisugune natukene loovust pakkuv voltimine ja kleepimine, aga ma usun, et sa saad sellega hakkama. Et ega see mingit väga suurt kindlat reeglit ei ole. Lihtsalt see, kuidas sulle meeldib, et su raamat välja näeks. Nii, ja panen ta siit nüüd oli kinni. Ja nüüd ma võin siia peale joonistada ja kirjutada midagi. Näiteks, et see on minu lugu. Niimoodi. Ongi raamat valmis. Tore, et sa tulid meisterdama ja joonistama. Järgmine kord joonistame midagi muud. Aitäh sulle. Näeme. Tšau.